Mida sa sellest Mersust tead? Nagu päris küsimus. Umbes nii palju, kui peale vaadates näeb, nii palju teangi. Uhke Saksa laev V12, vana, jah, välimus näeb välja nagu ta oleks seisnud mingi 10 aastat ühes kohas päikse käes. Ja that's about it nagu. Kusjuures ma ei ole päris nõus sellega, et sa ütlesid, et ta on päikse käes seisnud. No okei, jah, lakk ei ole maha põlenud, aga ta on kuskil soojas kliimas seisnud vähemalt pikalt. Muideks seda ütleb ka üks väga tuntud aruanne, mille nime ma ei ütle, sellepärast et nad ei maksa meile. Tegelikult päris jama on see, et sellel autol on nüüd mitmes tiir siin portaalis, aga kahjuks on päris mitu huvilist ja see number oli nagu eelmisel tiirul veel suurem. Ehk siis päris mure, et kui keegi siin nagu lammutama jääb, siis kahjuks me nagu liialt kaua kaasa ei lähe sellega. Et jälle on see video, et hello, tere tulemast, hakkame siin vaikselt ühte Mersut ostma oksjonilt, aga teistpidi siis ega me päriselt ei tea, kas me nagu, kuidas see video siis nagu oma tulemuseni jõuab. Kas see tulemus on see, et meil on üks Mercedes-Benz S-klass 600 bensukas ja long kerega või mitte, aga teeme endast maksimumi, et oleks. Vaatame korra, miks just see Mersu, mis temas on erilist võrreldes turul olevatega. Vaatame korra meie kodutööd, mis me tegime enne, kui me pakkumise peale teeme. Ja siis lähme sealt edasi. Selle autoga läks natukene sügavamale kui võib-olla keskmise teise autoga, mida ma siin portaalist vaatan. Et antud auto on siis üks neist autodest, mis tegelikult teoorias peaks kuskile nii-öelda konserveeritud olema järgmised X aastat, sellepärast et selle autoga otseselt mingit eesmärki autosõitu kui sellist teha ei ole. Reaalsus on, et see auto loodetavasti hakkab oma hinnagraafikus ülespoole minema, küll aga selleks, et ta läheks oma hinnagraafikus ülespoole, on vaja seda autot elus hoida. Elus hoidmise all mõtlen siis seda, et ta ei tohi muutuda halvemaks ja keegi rumal inimene peab teda veel tervena hoidma. Et ilmselt siit nagu aastast aastasse on kahjuks pigem tulemas nagu mingeid arveid, et kuule, see on katki ja see on ka katki ja proovisime autot käivitada ja siis nüüd enam see ei tööta ja bla bla bla. Aga ma rahustan ennast sellega, et võib-olla kui see olukord nagu läheb nii-öelda lappe, siis me üks hetk pärast X aastat teeme selle auto nagu korda. Ehk siis tegelikult peab hoidma seda autot sellises staadiumis, et ta oleks õiges kliimas, ehk siis ta oleks garaažis, ta ei saaks vihma, ta ei saaks niiskust ja oleks ka talve üle sellises nagu kerges plusskraadis. Mina siis preppisin nii palju, et ma võtsin seekord lisavarustuse. Ma tahtsin veenduda, et see auto oleks stokk, et nagu täiesti nii nagu tehasest. See ei ole kindlasti see näide, et nüüd on valmis, et pane ta kuskile nurka. See on ikka natukene wheeler dealers, ehk siis piltlikult öeldes seda autot peab hakkama natukene nokitsema. Aga miks siis eelkõige on see, et ta on 2000 aasta lipulaev Mercedesel. Tal on 78 000 kilomeetrit läbisõit, mis 26 aasta peale ei ole üldse paha tulemus. Ja seda tõendab tegelikult need erinevad aruanded, mis me võtsime, kui ka näiteks sellised väiksed faktid, et see auto on käinud viimast korda ülevaatusel 2024 aasta lõpus ja siis oli tal läbisõit 78 000 ja 35 kilomeetrit. Ja hetkel oksjonil olles on tal see lõpp siis 54, ehk siis ta on 19 kilomeetrit sõitnud 2 viimase aastaga. Green Black Metallic, okei, see on tore. Jah,
Noh, reaalsuses tegelikult sellisele Mersule läheks ikka nagu full black, aga see on parem kui hall, sellepärast et hall on nagu, ilmselt sel perioodil oli see hall väga populaarne, aga täna on see hall ikka üsna igav. Nõus, jah. Lipulaev on siis S600, mis siin veel on, 5-käiguline automaat, siis äge on see, et see on siis active body control, mis on mingisugune hydrauliline vedrustus, something. Ja sellel on olemas see või? Muidugi. Ja siis longer wheelbase oli ka option, on ju, aga tegelikult kõik S600 minu arust tulidki nagu long wheelbase'iga. Korralikud laevad. 0-100 on siis umbes 6 sekundit, ma arvan, et keegi seda väga... Ja siis eile õhtul ma vaatasin natuke videosid ja siis pealkirjad on sellised, et miks kõik vihkavad ja unreliable ja see ei kõlba kuskile. Aga minu arust seda räägitakse kõikide nende selle ajastu nagu Saksa lipulaevade kohta. Ehk siis käsi südamel mind ei koti. Mis asja? Sa ütled, et air suspension ja hydrauliline kerekontroll on nende laia peal või? Jah, ma ei saagi aru nagu, et ja siis sellel autol on minu arust esimesena umbes mingid LED pidurdustuled ja esimest korda elus on siis autol adaptiivne püsikiiruse hoidja aastal 2000 ja siis tal on xenon tuled ja siis tal on soft close'id, mis toimuvad selle hydraulikaga ja siis tagaluuk avaneb niimoodi plõmm üles selle hydraulikaga ja te tulete ütlema, et see ei ole nagu nii-öelda stabiilne või et see ei tööta kogu aeg, ma ei saa aru. See peab töötama. Saksa insenerid tegid, see on kõik hästi. Just, aga jah, vinge, et mulle nagu see fakt, et see on nii-öelda lipulaev, see on väga oluline ja noh, läbisõit. 2 aastat hiljem hakkasid tulema siis need AMG mudelid ja kõik muu. Aga minu jaoks siis see, et see on lipulaev, see on nagu oluline. Nüüd lisavarustus, noh, üsna tüüpiline. Midagi liialt täpselt siit ei tule, aga tulevad mingid vihjed, et näe, see auto on Itaalia turule. Ta on praegu ka Itaalias. Oksjonil näitab 2 omanikku, seda kinnitab ka aruande väljavõte. Ja kõik need asjad, mida sa näed, et ala mingid deluxe-istmed ees ja taga, ventilatsioonid, jahutused, mingisugused, mis iganes asjad sa suudad välja mõelda, need kardinad siis taga igal pool. Kõik asjad on sellel autol nagu peal, et ja siis ma ei tea, kuidas see toimib, aga siin on nagu lisadena veel see keyless go. Aga minu arust see on mingi väga rumal keyless go, et sa piltlikult öeldes paned nagu võtme autosse ja siis vajutad nuppu. Et sel ajal oli nagu natukene teised standardid kui võib-olla täna. Ja siin nagu nimetatakse seda Euro 4-ks, aga minu arust see auto on Euro 3, et see auto teeb umbes 2 Passati jagu CO2. Et see on nagu, see on muideks hea edasiminek siis CO2 näitajateni, et kui sul on aruandes ainuke koht, millele tähelepanu pöörata, et see on kõrge CO2 heitekoguse tasemega auto, siis ma ei tea. Ma arvan, et see on üks nendest autodest, et võtan kõik kütuse ära. Ma ei oska teistmoodi seda nagu kokku võtta. Tundub küll, jah. Sükse mootori juures on. Läbisõit, klapib. Kahjustuste kohta ma kohe näitaks seda oksjonit veel 8 minutit. CO2 heitekogused maksimumis. Tere. Selle auto peal on kõik maksimum, nii et see käib asja juurde. Siin on ka lisad, ma ei näeks samamoodi. Üks omanikuvahetus on 2003 aastal ja siis ülevaatusel on käinud, et umbes sama info, mis me tegelikult saime siis siit, aga vaataks selle osa ka nagu läbi. Et esiteks pildid,
hästi palju peab nagu potentsiaali nägema, on näha, et ta on seisnud, teda ei ole puhastatud. Tal on mingi oma lugu, mida me ei tea, aga võib umbes matemaatika kokku teha, kui ta viimase 2 aasta jooksul, tegelikult 2,5 aasta jooksul on sõitnud 19 kilomeetrit, siis eks see lugu kuskil seal olegi juba, et inglise keeles on siis barn find või mis iganes, et eks ta kuskil siukse niimoodi nurgas kurvalt ongi nagu olnud. Mustus mõjub niimoodi autole siis, kui ta on pikalt ja tegelikult kuskil ilmselt tolmuses ma loodan, ma ei tea. Siia on natuke aeropilt viidet ja on päris hea, ei ole või? Ei, see oleks jumala äge tema auto. Kõik need paneeliservad on vaata sellist mustust täis ja võib-olla isegi mingi looste alge. Hästi hirmutav on see. Siit on näha ikkagi, et sorry, aga see siin on roostetäpp, ma võin endale valetada, et ei ole, aga mis need ülejäänud siin on? No ma ei saa aru, Ja see on kõik, mis mul on, et ega mul rohkem ei ole selle auto kohta, Aga sa näed, et ta on nagu saanud vett ka peale, ja see on lihtsalt tilkunud vaata ja tekitanud sellise musta kihi, et ma ikka loodan parimat, et Marko teeb selle autoga poleerides imesid, Siin on kõik suht sama. Paneelid võrdlemisi, mitte võrdlemisi, vaid ongi sirged, Jah. Emme. Aga see tundub nagu mingi siuke esindusalaadne äkki. Sest siin on ju Mersu märk ka, et see ei ole nagu niisama. Vaatame kella või? 07 on, veel on aega. Korralik laev ikkagi tänaval näed siukest, et võiks mingi tavaline auto kõrval olla. Siin on vist mingi kriim, aga nagu raskem potentsiaali näha, et kui sa oled nagu neid AMG keredega näinud selliseid samasuguseid esse, et siis on nagu võib-olla natukene turn off, aga teistpidi siis ikkagi lipulaev. Ma ei oska hinnata, et siin on mingi tihend lahti, Loodame, et on tihend, Ma ei tea, mis see on. Eks hind teeb omad korrektuurid, kahjuks ei ole mingit lõputut rahakotti, et otsida valmisesse nagu. Mis sa arvad, mis rehvide dott võib olla? Ma ütlesin sellele. Üüvelt sai läbi samas, aga see dotti ei mõõdetagi sul. Ja nüüd ta on 2,5 aastat seisnud. Ütleme nii, et dott on ikkagi 10 aastat vana puusalt. Videosse vist heli ei tule, aga väga silki smooth. Selline nagu täitsa mootorjääl oli, nagu V12 kõlaks. Ta on kõige vaiksem V12, mida ma kuulnud olen, aga isegi siin auto ühes, et lihtsalt teeb oma mingisugust häält ja mingit draamat ei ole. Vaikne, soliidne. Midagi kolisend ülemäära. Muideks lisavarustuses oli vaata additional locking mechanisms, et 1, 2 ja 3 siis on ülioluline. Saad sinna oma mingi rahapataka panna peale edukat tööpäeva. Istmetel on siis massaaž ja jahutus ja soojendus. Kalavõrk külje peal, väga hea. Vaata näiteks need siin on parkimisandurite need tuled. Sest siin ei ole ju mingit asja sul. Võin ju. Okei, 3 minutit, veits hakkab siuke külm higi tekkima. Mootori tuli on kenasti olemas. Kuidas siis muidu tulesid peab kontrollima. No nii, tagaiste kenasti. See on siis see, kus pool tegelikult omanik sõitis kunagi. Ma arvan küll. Aga vaata, kui uus see nagu on. Jaa. Aga jälle massaaž, jahutus, soojendus, lisavarustuses kontrollitud. Siin on CarPlay kindlasti. Ekraan. Itaalia dokid on. Kas mingi mootori kate on äkki puudu või? Eestpoolt nagu või? Mingil ma nagu nägin siin midagi siit. See on natuke liiga exposed võib-olla tõesti. Võib-olla, ma ei tea. Ei ole ekspert. See anum tundub ka täiesti tühi ja huvitav, kas peaks mures olema või? On seal midagi või?
äkki siin on? Ärme hakka parem praegu rääkima sellest. Liiga hilja ümber mõelda. Alcantara lagi. Navi mingi issue. Need on need kardinad on ju. Soojendus ja jahutus oli siit nupust hoopis. See eelmised nupud ja istmete küljes olid massaaž. Reguleeritav. Jah, ma ei tea, mis sa arvad? Väga gangster, väga huvitav laev ja kindlasti selline sõiduk, nagu mis lipsab paljude radarite alt läbi, et nagu liiga palju kära ei tehta selle auto kohta praegu veel sotsiaalmeedias. See ongi nagu see võlu, et kui sa vaatad ülejäänud Saksa markide neid 2000-ndate autosid, siis tegelikult nad on kahes suunas läinud, kas nagu juba üles või siis nende remont on nii tohutult kallis, et nad kaotavadki väärtust ja mädanevad kuskil. Ja nad ei ole nii haruldased kui see tõenäoliselt. Ma vist pean enda selle numbri ära panema siia. See loto number on siis? Täpselt see miinimum bid. Nii. Oi, juhime ju. See on see, et kuidas nagu teha 30 sekundit 10 minutiks sinu elus. Fuck, keegi hakkas pihta nagu. Tegelikult päris kehva. Nagu tuligi mingi price horn. Päikki küll. Sa ütlesid, et sa väga ei taha nagu kaasa minna siukse tegevusega. Aga me isegi ei tea, mis selle reserv on. Sellel autol ei ole reservi. No. See, ai! Okei. No ühe veel siis. See on see oksjoni sõltuvus, vaata. Päikki selle on nii palju uuritud. Juba on investeering sees aja poolest, taust on teada. Siis on see sott siia sinna nii vähe. Seda ei ole isegi mõtet arvestada nagu. Selles mõttes, et sa panedki viimasel sekundil selle vaata. Nagu sa ju ruineerid siin seda teist osalist, ega see that's the whole point nagu. Jah. Päkki küll, keegi on emotionali sees selles autos. Peale sinu veel. 2 omanikku, 2 võitit. Sa müüd seda autot praegu või? Ei ole mõistlik, mida ma teen. Nii, algas 8300 pealt. Me oleme juba siis 4 sotti üles läinud. Tegelikult oli vist 8200. 200, noh. Ai, see oli video heaks klikk praegu. Kohale toomine on tonn, huvitav, mis see regamine on. See on siin siuke... Täitsa lõppna. Okei, see on meie viimane igatahes. Vaata, nüüd pani aega juurde ka. Las ootab natuke, las ta praeb seal. Mõtleb, et äkki saabki endale. Siis sa tahad seda järjest enam. Kuidas mitte osta autot aktsioonilt? Auto on üle mingi 10% peaaegu väärtust juurde saanud. Suhtel. Väga siuke luus matemaatika. Nii. It's over 9000. Väga hea. Jah, ja see on tegelikult nagu see... Okei. Auto läheb järjest kallimaks. See on tõesti üks nendest autodest, mille väärtus ajast tõuseb. Päkki küll. Jah, kui keegi juurde pakub, siis auto on tonni otsa saanud juba. Täis põrsas. Vist ongi sina ja keegi teine veel, vaata. No kindlasti. Ja ongi kõik.
ma siis juba ühe panen veel, aga see on juba sellele tüübile nagu great gift nagu. Siis me oleme tonni kallimaks läinud selle autoga, vaata. Ja siis on see, et täpselt 1000 euri. Kes selle kinni maksab siis? Nii, okei. Tonn on otsas autol. Kas nüüd on kõik? Ei ole. Oi. Huvitav, mis numbri see teine osapool siis sisse pani sinna? Ma ei tea. Mis see muidu väärt võiks olla kuskil samasugune? Oled näinud ka? Ei tea. No tegelikult siuke soov, jah. Et ongi sinna auku nad või see on ikkagi odav veel või? Ma ei tea. Vist sõltub sellest seisukorrast ja kõigest nagu story'st, vaata. Et läbisõit ja kõik muu nagu. Ei, see tüüp ei anna alla. Tavai, me andsime alla. Ta pani 10 sisse lihtsalt. Seekord siis nii pidi. Ma siin vahepeal räägin sponsoritega juba, et ei meeldi. Nii, aga me alustasime seda jutuga, et me paneme kõige esimese pakkumise. Kui saab, siis saab, aine. Nii ta käib, jah. Et see on siuke natukene teistsugune auto ka minu silmis, et see on, jah, see pole nagu minu tavaline optsioon, ma ütlen ausalt, et need on ikka suht raske leida, aga jah, ei, see tüüp ei anna alla, meie andsime, et nii on. Aga äge, siis me tegime kellelegi selle auto just 1000 mingisugune 500 euri kallimaks. Mitte, et see nagu tulemus oleks olnud, aga eks otsime edasi. Müüja plaksutab käsi, jah? Ja loomulikult kõik need vead, et külma ei puhu, mootori tuli, bla, et seekord nii. Eks te siis saate videos meile märku anda, mis suure vea me tegime. Ja kuidas see auto oli maailma parim. Euroopa viimane S600. Aga ei, tõesti, et selles mõttes nüüd nägite selle versiooni ka ära. Ja ongi see, et nii palju teadmatust aine. Selles mõttes, et null ajalugu või null infot. Tead, et auto on ühe korra ülevaatusel käinud ja kõik muu on nagu täiesti tume aukna ja ometigi. Aga mingi motivatsioon on alles ikkagi leida siis seda tüüpi auto ka, jah? Ei, ongi pühid pisarad ära ja vaatad edasi olukorrale otsa, et ei. Jah, ei tunduski, et nagu seal ei olnud nagu allaandmisest haisu ka, et ju siis nii. Võib-olla ta oli lähemal ka, et kahjuks nende Itaalia autodega on nagu teised mured ka, nagu me oleme siin Rasmuse videost rääkinud ja võib-olla kuskilt veel, aga et jah, suht kaua ootamist, need on siin tööpäevad ja kõik muu, et sinna vahele siis toimub veel, enne seda toimub see maha registreerimine Itaalias, mil auto peab veel Itaalias olema. Et see võtab 2 nädalat ja siis mingi transpordifirma hakkab sul tigukullerit tegema vaikselt. Et räägime sellest, et kuskil juuli paiku on võib-olla kohal ja siis saab remontima hakata, ne? Ja, ei isegi, see on vist veel positiivne flow, jah. Et suht päris. Ja Eestis tegelikult olles see oma kulu läheb päris suureks ikka, alates transpordist kuni regamise ja kõige need. See auto on vist nii vana juba, et seal regamine polegi väga hull. Aastamaks ei ole väga hull, aga jah. Mingid muud asjad kompenseerivad kindlasti. Igatahes challenge accepted. Järgmine, mis ma siit kuskilt üles otsin, saab veel parem olema kui see. Aga mis tunne siis oli, nagu kui sa juba seal üle 9000 olid ja ikka klikkisid juurde soti võrra, et?
Siuke tunne oli, et pikas plaanis paarsada ei tähenda tegelikult vist ju midagi. Et see on ju, ma ei tea, kes iganes, kuhu enda raha üritab nii-öelda investeerida, olgu see siis hea investeering või halb investeering, aga jah, igast, ma ei tea, aktsiad ja krüptod ja mis iganes ägedused on tänapäeval olemas, et minu nii-öelda Diversify portfolio on siis see, et tegelikult ma tahaks kunagi näha selliseid autosid nagu kuskil. Et isegi kui ma neid nagu piltlikult öeldes elus ei suuda hoida, siis vähemalt on seal kuskil nurgas olemas ja kunagi, kui kuskilt tuleb mingi uudis, et see auto maksab palju, siis küll ma ta korda saan. Ma arvan, et väga ilus mõte. See on väga üllatav, et kellelgi oli seda autot nii palju vaja. Aga no vaata, nendel kõikidel, ma panin lihtsalt nalja pärast. Ma kindlasti nagu tahaks ka tulistada mingit kaheukselist nagu natuke sportlikuma autot ja ärge saage üldse valesti aru. Aga mõte siis selle ümber, et kui sa vaatad neid luksuslaevasid, siis neil on kõigil 300 000 ees. Ma ei tea, lihtsalt mingi umbes nagu ülevaade teile, on ju. Ja siis sa leiad selle auto, millel on nagu 80 000 läbisõit. Et see on nagu natukene nagu mingisugune otsiks mingi heinakuhjast mingit nõelana. Nii 8. Kuule. Jaa, nii. See on see kole bemm ju. Jaa, aga vaata. See on ka ju boss. 760i 2003. Ja Huvitav, see on kuidas tal nii samuti vähe läbisõit on. V12. Muidugi on. 73 B60. 6 liitrit. Ja see on 0-100 kiirem, aga ta on uuem ka natuke. Aga muideks seda autot ma ju vaatasin, aga vaata, sellel on see mure, et kuule, sorry, see on ainult S500 nagu. Ja. See on võib-olla isegi V8. Juu. Ja. Nüüd hakkame pirtsutama. Ärge solvuge. Ma lihtsalt shoppan. Full options, beautiful car and everything works. Ma polegi oksjonil sellist teksti näinud. Tundub väga promising. See on see omaniku jutt, see ei ole kuskil esimesest tehtud isegi. See on tõesti päris hinnastav auto ikka. Jah, aga see on tõenäoliselt see, et on nagu varsti juba siuke huvitav inetu, et nagu enne ega peale seda autot ei tehtud nii koledat bemmi ja ta on sellepärast special juba. Nõus on. Aga mingid asjad on nagu huvitavad, et sellest järgmistel põlvedel nagu on sarnaseid salongi elemente ja et ta nagu tegi esimesena ikkagi mingid asjad. Vaata, kui korras see auto on. Tal ei ole mootori tuld ega. Uskumatu. Everything works. Selles mõttes, et kuidas see võimalik üldse oleks, et see ei tööta? Siin üldse mälu või massaaži saab üldse või? Istme soojendust õnneks saab ikka taga. See on ju eriti uhke ekraaniga, mis sa arvad? Jaa. Oi. See oleks nagu värv maha tulnud. Midagi ikkagi on, mingid polsterdamist, kulumine. Maailma lõpp ei ole. Ma ei oska praegu. Ma pean minema enda Jaapan. Jah. Ma arvan, et see ei ole see auto. Me rääkisime siin erilistest värvidest, aga ta on nagu seest ja väljast hall, et nagu see on natuke palju. Video lõpp on natuke teisel meeleolul ka, et mõned asjad kaotad ja mõned asjad võidad. Jälgi meie kanalit edasi, et aru saada, mis auto me siis lõpuks leidsime ja millega me edasi lähme.